Tere, mina olen Reet Kaurit. Ja mina olen Käterin Tull. Tere tulemast kuulama meie Talent Hubi podcasti. Iga 2 nädala tagant kutsume endale külla mõne tuntud või vähem tuntud külalise, et rääkida erinevatel personaliteemadel. Saate pikkus on umbes 45 minutit ja tavaliselt jaotub see 3 teemablokki. Kõigepealt saame tuttavaks oma saatekülalisega. Siis räägime konkreetselt HR-teemadel ning iga saade lõpeb kiire küsimus-vastus vooruga. Saade on eelkõige suunatud neile, kelle igapäevatöö on seotud inimestega, ettevõtte ehitamise või selle juhtimisega. Kuna me mõlemad Reedaga oleme töötanud nii värbajate kui personalijuhtidena ning täna tegutseme ühises HR-agentuuris Talent Hub, siis pidevalt oleme leidnud, et sooviks kuulda oma valdkondade ekspertide lugusi ja areneda personali valdkonnas. Me ei soovi hoida seda vaid endale ning sellest sai alguse mõte luua ka podcast. Ja podcast ei sünni ilma kuulajateta. Seega ootame teid kaasa rääkima nii teemade kui saatekülaliste osas. Rohkem infot leiate www.talenthub.ee/podcast või meie Facebooki või Instagrami lehelt. Ja täna siis ongi meil külaliseks noor, kuid oma vanuse kohta juba staasikas personalijuht Liisa Põldmaa. Ta on juhtinud nii jaemüügi kui tehnoloogia valdkonna personalitiime ning täna kujundab ta personalistrateegiat ja poliitikat ning juhib igapäevast personalitööd LHV pangas. Liisa, tere! Tere! Kas oli piisav info sinu jaoks või sa soovid siia midagi veel lisada? Ma arvan, et see oli väga täpne. Nii et... Väga hea. Tänane plaan on siis rääkida natukene LHV-st, teie töökeskkonnast, natukene väärtuspakkumisest ning natuke ka sellest, mis põnevad personaliprojektid on tulekul. Aga kõigepealt saame sinuga ka natuke rohkem tuttavaks, et alustame täitsa algusest. Liisa, kelleks sa väiksena saada tahtsid? Kui seda mäletaks, ma hiljuti nägin ühte koduvideot, kus mul ei tulnud keraamika välja ja ma viskasin selle nurka ja ütlesin, et mul on niikuinii teada, kelleks ma tahan saada. Aga ma tegelikult ei suuda meenutada, kelleks ma saada tahtsin. Ma kahtlustan, et tegemist võis olla äkki õpetaja kohaga. See siis natuke hõlmas minu huvi võib-olla tegeleda inimestega ja tegelikult ka toimida tiimis ja kuidagi nagu mingis seltskonnas. Aga tegelikult personali valdkonnale ma sattusin küll täiesti juhuslikult sellepärast, et nagu ikka leiavad ennast väga paljud noored inimesed kooli kõrvalt jaekaubandusest töötamas ja kuna mul sattus nii kihvt ettevõte ja nii kihvt tiim ja mul avanes võimalus proovida ka kauplusejuhataja kätt, siis tegelikult sellest ajast saati on mu hing vist olnud müüdud personaliteemadel, et sealt ma siis vaikselt liikuma hakkasin. Okei. Aga mis sulle personali juhtimise juures kõige rohkem meeldib? No, inimesed ikkagi selles mõttes, et personali juhtimine on ju 100% seotud inimestega ja sulle peavad inimesed korda minema nii nende mured kui rõõmud, et kuidagi ja vaadates ka võib-olla oma õppekavade peale tagantjärgi nii bakalaureses kui magistris, siis need psühholoogia õppekavad tundusid ikkagi kogu aeg see kõige põnevam, et kuidagi, et inimesi mõista, saada aru, miks nad käituvad, nagu nad käituvad, kuidas võib-olla, kuidas ma ütlen, arusaamatusi lahendada, et see kõik tundus hästi põnev. Tundub väga selline kokkuvõttes ikkagi väga sihikindel valik, et ma just mõtlen, on sul äkki pähe tulnud mingit muud valdkonda üldse proovida? Ma isegi ei suuda meenutada, sest kui ma bakalaureuse kraadi mõttes õppisin rekreatsioonikorraldust, siis küllap mul võis olla sellel ajal ka projektijuhtimine või üritused mõttes, aga see on ka ikkagi nii seltskondlik eriala ja töö oleks olnud, et ma arvan, et see inimeste roll oleks võinud sellel rajal ka sisse jääda. Aga ma juba sissejuhatus ütlesin, sul on väga põnev taust, et sa oled ise küllaltki noor, aga sa oled juhtinud nii jaekaubandust, sa oled tehnoloogia valdkonnas sees, täna juhid sa LHV personalitiim. Võib-olla millised on sinu enda jaoks kõige sellised meeldejäävamad
sündmused sinu karjääris? Meeldejäävad sündmused. No, iga ettevõte, kus ma olen töötanud, on mulle väga konkreetselt midagi ka andnud, et kuna need ettevõtted on olnud erinevates sektorites, siis ma tunnen, et see sektoripõhine selline sissevaade on see kõige suurem nii-öelda väärtus, mis ma sealt saanud olen, aga mingit sellist seika kohe niimoodi ei meenugi. Võib-olla kas midagi on kuidagi eriliselt mõjutanud üks või teine või ongi selline terviklik pilt asjadest? Ma arvan, et terviklik, et mul on keeruline üht kogemust kuidagi teisest ette tõsta. Täna sa oled juht, aga ma tean, et sa oma karjääris oled ka personalitöös spetsialist olnud. Et võib-olla natukene kõrvutad neid, et mis on ühe ja teise juures sellised sinu jaoks väljakutsed olnud? Mulle mõlemad rollid tegelikult endale väga meeldinud ja mingi suur osa minust jääb alati ka spetsialistiks, sellepärast et mulle endiselt meeldib kuni kõige väiksemate detailideni kursis olla ka täna, kuidas asju teha, aga võib-olla just see, nagu juhil ikka ka teistes valdkondades, et proovida seda suurt pilti näha seal juures koos teiste inimestega, mitte siis enam individuaalselt, et kuidagi, eks see ole erinev ja mida suurem on tiim, seda võib-olla rohkem on minul endal olnud huvitav lasta vabaks sellest mõttest, et sa enam ei jõua igale poole. Et kui sa spetsialistina hoomad kogu oma töölauda ja kui sul on nagu tiim, et siis minu jaoks oli alguses hästi keeruline jääda kõrvale väga ütleme igapäevastest asjadest võib-olla, et see on olnud minu jaoks erinevus, aga teisest küljest ma äärmiselt naudin tiimitööd ja mul on täna ülikihvt tiim ja selles mõttes, et mul ei ole sugugi kahju seda võib-olla kõik koos teha. Ja, aga nüüd vaadata ka sektoripõhiselt, et juht olla tehnoloogia ettevõttes versus siis pangas, et kas seal üldse on mingisuguseid erinevusi? Ma alguses kunagi arvasin, et on, et eks mul oli ikka pangast kui sellisest võib-olla natukene jäigem kuvand ja selline, et võib-olla seal on nagu elu piiritletum ja võib-olla on seal, kuidas ma ütlen, ega reguleeritud on ta niikuinii, eks ju, rohkem, aga minu suureks üllatuseks ma pean täna ütlema, et pank, kus ma olen, ei erine kuidagi startup ettevõtetest, sest et ma näen seal täpselt sama palju hulljulgust, agiilsust, julgust eksida, vigadest õppida, et selles mõttes ma pean küll oma sõnad tagasi võtma selle kohta, mis ma kunagi arvasin, et pangas töötamine võiks olla ja minu vaadet on see kohutavalt palju ikkagi laiendanud jaekaubanduse ja ütleme infotehnoloogia kõrvale veel pangandus ka. Aga võib-olla räägimegi natukene edasi nüüd siis sinu tänasest kogemusest ja LHV-st, et äkki sa kõigepealt valgustad meid, et kui suur üldse täna on LHV Pank, et palju teil töötajaid on? LHV grupis on siis 450 inimest. Gruppi kuulub 3 ettevõtet, millest kõige enam teatakse ilmselt panka. Seal on ka lõviosa meie töötajaid. Meil on ka varahaldus, mis siis haldab kõiki pensionifonde ja meil on ka finance, mis on siis laenutooted. Nii et meil on seal terve hulk erinevaid tegevusi selle 450 inimese peale. Ja need on kõik Eestis või teistes riikides ka? Kontorid on meil siis, suur osa meie inimestest on Tallinna kontoris ja Tartu kontor on meil ka viimastel aegadel päris palju kasvanud ja lisaks sellele on meil ka Londonis kontor, kus meil küll on 3 töötajat, aga me käime väga tihti seal ise ka. Ja nüüd rääkides siis personaliosakonnast, et kui suur siis sinu meeskond täna on? Koos minuga on 7 inimest personalitiimis, aga personalitiimi õla all on siis nii-öelda ka büroohaldus, kus on teine sama palju inimesi siis ka, nii et kokku on meid selline 14 inimest. Ja need on otseselt siis nii-öelda sinu meeskond? Bürool on oma juht, kes siis oma tiimiga tegelikult selle kõrvalt ise toimetab. Ja kuidas teil see tööjaotus on tiimis jagatud, et võib-olla sellest ka natukene? Jaa, et see on muutunud ajas, sellepärast, et ettevõtte muutumise juures on ilmselt see ka ju loogiline, et personalitiimis funktsioon muutub, et kui ma tulin LHV-sse 2 aastat ja nüüd saabki kohe 2 aastat tagasi, siis oli
oli 4 inimest tiimis, kellest siis üks töötas tööandja brändingu peal ja ülejäänud 3 toetasid ettevõtte tegevust partneritena. Kui nüüd ettevõte kasvab, siis täna vaadates 450 inimest, mul on keeruline seda ette kujutada, et on 7 partnerit. Me otsustasime selle lüüa siis lahku niimoodi, et meil on täna 2 värbajat, kes siis täiskohaga värbavad, et üks siis IT-suunale ja teine siis ülejäänud pangale. Endiselt on tööandja brändingu koht meil eraldiseisev funktsioon ja selle üle oleme me eriti rõõmsad, et meil selline võimalus on, sest et nii mõneski tiimis seda ei ole. Meil on operatsioonid ka ära jaotatud siis 2 inimese vahel. Üks on siis selline, ütleme, tööõigusliku poole peal natukene rohkem suunatud ja teine igapäevase administreerimise peale. Ja lisaks on meil ka projektijuhi koht, kelle tööülesanne on siis proovida meid ka tehnoloogiliselt nii-öelda järjel hoida. Ja siis kõige lõpus olen mina, kes ma siis üritan igal rindel kaasa lüüa ja võib-olla olen siis ka see kommunikatsioonivahend võib-olla seal juhtide ja tiimi vahel, et kuhu suunas liikuda ja mida plaani võtta. Väga põnev. Räägi natukene sellest projektijuhist veel. Projektijuhi koht on meil tegelikult praegu täitmata, sellepärast et meil just liikus inimene ära ja otsime uut, aga näiteks mida on projektijuhi koha peal viimase aasta siuksed põnevamad tegevused on, et kui võtta kasutusele näiteks värbamistarkvara, siis eeltöö nõuab päris palju vaeva, millist võtta, mis sobituks meie olemasolevate süsteemidega kuni selleni välja, et kuidas seda siis päriselt maja sees kasutusele võtta. Ja tegelikult, kuna meil ei olnud varasemalt ka sükest põhi-HR süsteemi, siis ka selle valik, seda väga keeruline kellegil teha, kas värbamiste või mõndade muude tööülesannete kõrvalt, ehk et projektijuht siis mitte ainult tööriistade mõttes ei üritanud meile leida sobivaid lahendusi, vaid üleüldse, et vaadata HR sellist protsessi tervikuna ja leida seal kohti, mida nagu edendada, sest et edendus on eraldi tööülesanne, mille jaoks on vaja aega planeerida ja ressurssi võtta. Kindlasti. Kas ütleme, et täna siis teil on 7 inimest personali meeskonnas ja kas sa leiad, et see on piisav selle hulga peale, mis teil on 450 töötajat, või sa tahaksid tiimi laiendada, mis mõtted sul selles osas on? Et tegelikult tiim sai üsna hiljuti olulise hüppe, et kui paar aastat tagasi oli 4 kohta, siis täna on 7. Ma hetkel näen, et me pigem suudame oma protsesse hallata niimoodi, et me teeme oma elu efektiivsemaks ja ma näen siin veel väga palju kohti, kust on võimalik aega napsata ja võib-olla sükest administreerivat tööd koomale tõmmata, aga ma arvan, et ühel päeval me kindlasti laieneme, sest et meie kasv on ikkagi päris kiire. Väga põnev. Räägime natukene nüüd LHV-st kui tööandjast ka, et ma lugesin siis teie kodulehte ja seal oli ilusti kirjas, et LHV väärtused on, et olla lihtne, toetav ja tulemuslik. Kui palju nagu seda on siis kantud edasi personalitöösse, personaliprogrammidesse, neid väärtuseid? Meie maja seintel võib-olla neid väärtusi ei leia, aga ma olen üsna veendunud, et enamik meie inimesi, kui nad ei tea sõna-sõnalt seda, siis nad teavad nagu ideeliselt, mis meie väärtused on. Ja me tegelikult jälgime neid samu väärtusi värbamisel, see on ilmselt üsna levinud praktika igal pool mujal. Ja me tegelikult, kui me oleme tagasisidet tehtud tööle või planeerime nii-öelda eesootavat, et me ikkagi igas oma tegevuses üritame vaadata, et need oleksid joondus ja kui on väärtuste ebakõla, siis see on meie jaoks hästi oluline asi, millega tegeleda jooksvalt. Sa juba mainisid et värbamises hästi palju kasutatakse väärtuseid ja väärtuspakkumist, et mis on nagu teie sõnum või LHV sõnum siis, et kuidas te inimesi värbate, et mingi väärtuspakkumine, mida te lubate siis uutele kandidaatide, tänastele töötajatele ka loomulikult? Ma võib-olla alustan sellest, miks nad satuvad meie laua taha. See on kõige esimene asi ja ma arvan, et kõige oluline ütleme mitte rahaline väärtuspakkumine, mis meie inimestel on hästi tõsiselt ja tugevalt sees, on eestimaisus. See on põhjus, miks nad tulevad meile. Eestimaisus läheb väga paljudele korda ja see teeme oma Eesti õiget asja, parimat panka, et see on see, mille pärast nad tegelikult juba meie juurde nagu jõuavad. Et see on nii suur
kuidas ma ütlen, nii suur faktor nende jaoks, et see kõik, mis sellele järgneb, mida me pakume tööandjana, on väga nagu teisejärguline, aga teisalt kindlasti oluline. Okei, ütleme nüüd, olete need inimesed saanud. Loomulikult see Eesti maisus ja Eesti meelsus tundub, et eestlastele läheb väga korda. Aga kuidas te siis motiveerite inimesi pikaajaliselt töötama ja jääma LHV-sse? Või kas nad üldse jäävad pikaajaliselt? Jäävad. Meil on üsna korralikke staaže ja seda on nagu rõõm näha, et me tahame luua sellist töökeskkonda, kuhu inimene tahab päriselt tulla. Ma tean, et seda on lihtne öelda, et me tahame inimesele luua head emotsiooni ja häid töökaaslased ja kui sa küsid inimeste käest, mis neid töökohas tavaliselt enam nagu rõõmustab, siis inimesed ja see hea tunne on alati see asi, millest kõik räägivad. Aga püüa nüüd näpp peale panna, et mida siis teha, et see päriselt tegiks, see on hoopis teine kunst ja ma arvan, et see tunne, see, et kas mind kaasatakse, kuidas ma tunnen, et ma saan kaasa rääkida, kuidas ma tunnen oma juhi suhtes, eks ju, oma tundeid, et oma kaastöötajate suhtes, ürituste suhtes, et kaudselt ja samas ka kõige otsesemalt see on see tunne, millega me tegeleme. Aga me tahame neid oma töötajaid ka natukene üllatada, sellepärast et kõige kihvtim on siis, kui sa pakud midagi sellist, mida tegelikult sult ei oodatagi tööandjana. Ja üks asi, mida ma tean kindlasti nagu panga kontekstis öelda, et mida inimesed tavaliselt ei oota, on selline paindlikkus, mida me pakume, et ma arvan, et seda me küll kindlasti oleme suutnud üsna hästi korraldada. Selle paindlikkuse juurde ilmselt me tuleme veel tagasi, aga ma natukene küsiksin ka veel, kuidas te tööd korraldate, et puudutasime natukene nüüd seda tööstaaži, et see on pigem pikk, aga on teil mingid peamised mõõdikud, mida te jälgite igapäevaselt, et lojaalsust, rahulolu, palju teil on mehi, naisi, keskmist vanust, mis teie jaoks oluline on? Eks meie ikka oma töös, meil on päris mitmed mõõdikud, et aga midagi sellist, mida üle maja päris igapäevaselt kasutada, neid me pigem kasutame vähem, et mis meie jaoks on oluline, on loomulikult rahulolu-uuringud, mis meil toimuvad, siiamaani on toimunud ajalooliselt siis iga 2 aasta tagant, aga me kindlasti tõstame selle sagedust ja me rahulolu-uuringute perioodil võtame küll väga tõsiselt seda, mida inimestel on öelda ja kui seda teha nii harva, siis tegelikult inimesed tahavad ka kasutada seda aega ja see ei tähenda sugugi seda, et muul ajal on kraanid kinni, et meil on ikkagi tiimijuhid sätitud selliselt, et tiimi oleks päriselt võimalik hallata, et sul oleks päriselt võimalik kursis olla, kuidas kellelgi läheb nii tööülesannete mõttes kui ka võib-olla isiklikult, et kõige otsesem mõõdik on, ma arvan, tiimijuht ja mis info meil sealt kaudu liigub. Kas te harrastate ka, et tiimijuhid teevad one-on-one, on need mingid iganädalased, kvartaalsed, kuised? Iga tiimijuht saab ise valida. Iga tiimijuht saab ise valida, et kuna meil tiimid ikkagi kohati varieeruvad, et meil on inimesi, kellel on juhtid 1-2 inimest, aga meil on ka mõni inimene, kellel on seal üle 10, et ma arvan, et see juba väga oleneb sellest ka, et kuidas kellelgi ajaressurssi on, aga ma arvan, et one-on-one on täna midagi sellist, mida meil maja sees ikkagi tehakse. Et te ise nagu otseselt mingid programme nagu personaliosakonnas sinna ei pane, et nüüd peab tegema ja nüüd on see kohustuslik, et... Ei, kohustuslikuks me seda kindlasti ei tee ja võib-olla kõik inimesed ei ole ka one-on-one'id inimesed, et see ka varieerub. Süsteemi selleks tehnilises mõttes meil ei ole varem väga head olnud. Uuest aastast me nüüd võtame kasutusele ühe programmi ja katsetame, vaatame, et kas seal saab kuidagi natukene süsteemsemalt seda hallata, aga täna on nad hallatud peamiselt tiimide enda kalendrites. Sa mainisid juba, et teie jaoks on üks oluline uuring, rahulolu-uuring, et mida te siis võib-olla täna teete, et inimeste või töötajate heaolu tõsta või hoida või tekitada keskkonda? Meil on siis minu tiimis, eks ju, 7 inimest ja büroo tiimis veel 7 inimest, kes iga päev, iga oma liigutusega siis selle kallal vaeva näevad. Et kui me räägime nüüd rahulolu-uuringust, siis sellel aastal oli meil hästi huvitav üllatus. Tegelikult eelmise aasta lõpp, selle aasta algus on siis viimane kord, kui meil olid andmed, et ettevõte on tegelikult väga palju kasvanud viimase 2 aasta jooksul ja kasv tavaliselt
tingib selle, et rahulolu võib langeda, sellepärast et uued inimesed tulevad sisse, uued väärtused, võib-olla mingid uued tiimijuhtide tasandid seal sees, et me olime valmis selleks, et ükstapuha, kui väga meil siin tiimijuhid võib-olla ei ürita, et me peame võib-olla vaatama vastu rahulolu langusele, aga mis tegelikult juhtus, oli see, et me viimases rahulolu uuringus mõõtsime läbi aegade kõige kõrgema rahulolu, mis oli hästi meeldiv üllatus meie jaoks ja kõige suurema rahulolu hüppe tegid juhid, mis tavapäraselt ei ole eesotsas, kui inimestelt küsida rahulolu, sellepärast et eks ikka on igal ühel midagi hingel ja tihti on võimalik seda veidi seostada siis ka oma juhiga, aga juhtide rahulolu tegi meil tohutu suure hüppe ja mul on hästi hea meel selle üle, et me oleme palju ka sinna investeerinud aega siis eeskätt, et meie juhid on käinud koolitustel ja lähevad veel, et meil on nendega igasuguseid huvitavaid projekte praegu pooleli, nii et vastates võib-olla su algküsimusele, et juhid on see, mille kaudu me oleme kõige rohkem tahtnud oma inimeste rahulolu tõsta, et eks me kõik oma valdkonnas teame, et kui keegi töölt lahkub, siis eks ta selle juhi pärast lahkub ja siia kõrvale kohe lahkumist info kõrvale panna on ka väga lahe, et koos siis ajaloo kõige kõrgema rahuloluga mõõtsime me ka kõige madalama voolavuse. Nii et seal on väga selge seos, kui juhtidega nõnda rahul oldi, siis see voolavus oli ka kohe kõrval väga madal. Äkki sa räägid paari sõnaga, mis te siis nende juhtidega teinud olete, et mis panevaid koolitusi või kus, mis need võtmed on olnud, et neid juhte paremaks teinud? Et ühest küljest on see hästi vahva, et igal juhil on oma käekiri ja selles mõttes, et see nii peab ka kindlasti jääma, aga natukene oli tunda, et eriti ettevõtte kasvades, et võiks seda ühtset käekirja proovida natuke rohkem tekitada, et võib-olla jagada kogemusi ja me alustasime paar aastat tagasi juhtide HR workshopiga, mille viisime lihtsalt oma tiimis HR-iga läbi, võtsime inimesed mõnusatesse tiimidesse, võtsime pool päeva selle jaoks, et arutada siis üldse teemal inimesed, et kuidas neil värbamisega läheb, mis toimub, mis meie vaatest turul näiteks toimub, on ju, et sellised hästi lihtsad stardipositsiooni teemad, eks ju, juhtidega, aga üsna kiiresti saime aru, et me avasime päris olulise Pandora laeka ja et meil ei ole võimalik oma jõududega siit edasi minna ja sellest hetkest on saanud meie partneriks Alar Ojastu, kes on siis nüüd juba 1,5 aastat meie juhtidega tegelenud ja me tegelikult pärast neid HR workshop'e, kus me saime oma esimesed mõtted vahetatud, soovisimegi siis oma juhid viia Alar Ojastu juhtimiskoolitusele siis, mis on 2-päevane ja mulle selle formaadi juures hästi meeldis, et me päriselt läksime linnast eemale ööbimisega ja need grupi suurused olid nii mõnusad, et 16 inimest on piisavalt mõnus grupp, et kõik jõuavad rääkida ja kaasa mõelda ja kuidagi see lõi sellise koostööpunkti, ma arvan, mida varem ei olnud, sest kindlasti oli nendes tiimides selliseid juhte, kes võib-olla üksteist vaid liftis olid näinud, aga kindlasti mitte igapäevaselt rääkinud sellest, mida nad arvavad asjadest või kuidas nemad näiteks juhtimist näevad, ja see Ojastu koolitus number 1 läks nii hästi peale, et me tegelikult oleme nüüd võtnud ka lisakoolitusi juba enesejuhtimise ja muude emotsioonide juhtimise teemadel, nii et ja kuna Alari koolitused on hästi meelde jäävad ja sealt saab hästi praktilised töövahendid kaasa, kas või kuidas teha one-on-one või kuidas ikkagi arenguvestlus niimoodi läbi teha, et see ei oleks vaid õlgade kehitamine seal laua taga, et kuidagi mulle tundub, et kõik see kuidagi kokku on juhid hästi saanud käima ja kaasa mõtlema ja tegema, nii et aga me kindlasti plaanime uuel aastal nendega kõiki asju edasi teha, et nii kaua, kui tiimijuhtidel endal on selline optimism ja huvi, nagu neil täna on nende asjadega teha ja need Ojastu grupid lähevad meil alati kohe täis, et siis ma ei näe põhjust, miks me ei peaks samarada edasi minema. Kuidas te need teemad olete valinud, mida juhtidega arutada, et kas need on tulnud juhtide enda poolt või te olete ise natukene nagu personali poole pealt natuke suunanud neid teemasid ja et äkki meie juhid vajavad hoopis seda, et kuidas te nende teemadeni olete jõudnud? Nende teemadeni jõudsimegi niimoodi, et sealt nendest workshopidest, mis me ise tegime ja kuna need workshopid katsid tõesti värbamisest kuni tagasiside andmiseni kõiki teemasid, siis meile tundus, et selline üleüldine juhtimise teemadel nagu arutamine oligi kõige esimene teema, et kuidas hakkama saada emotsioonidega ja kuidas juhtida võib-olla seda natukene nooremat generatsiooni ka, kes tuleb veidi teistsuguse mindsetiga peale ja kuna me hakkame sellega nüüd, ütleme,
tiiru peale saama, siis me näeme, et järgmine asi, kus me tahaks kindlasti oma juhtidega kõvasti tööd teha, on värbamine ja seda mitte üldse sellepärast, et meie värbamises oleks täna lünkasid, vaid et me tahaks seal ka kogemusi jagada ja kuidas keegi teeb ja kuna meil on juhid viimasel ajal üsna usinasti tahtnud proovida igast erinevaid uusi lahendusi ja trikke värbamisel, siis pigem selline kogemuse jagamise mõte on sellel taga. Ma kohe küsingi, Liisa, sa tulid tegelikult sisse, sa rääkisid, et teil oli täna põnev värbamispäev, et 1 päeva värbamine oli selle asja nimi. Et kas see on seotud ka nende uudsuste ja asjadega, et võib-olla sa paari sõnaga räägid, mis üldse endast kujutab? No me oleme niimoodi omavoliliselt kutsunud 1 päeva värbamiseks, aga meile hakkas järjest rohkem painama see, et meil on endiselt konkursse, kus on väga palju kandidaate. Et bürooassistent on näiteks üks nendest konkursitest, kus teinekord võib olla endiselt 140 inimest, eks ju. Ja eks me teame ju, et see CV väga informatiivne võib-olla isegi ei ole selleks, et nagu aru saada, kes inimene seal päriselt on. Et me tegelikult ei otsi ju inimest, kes teeb kõige parema CV, vaid kes päriselt sobib selle koha peale kõige enam. Mistõttu me mõtlesime, et tahaks neid tegelikult võimalikult palju ikkagi koha peal näha ka. Ja siis mõtlesimegi, et võib-olla selline värbamispäev oleks päris huvitav lahendus, et ja miks siis teha seda värbamist selliselt, et käin intervjuu, lähen koju, ootan nädal aega, võib-olla saan järgmisele, lähen jälle koju, ootan nädal aega, et see protsess võib teinekord venida mitme nädala pikkuseks ja see on tegelikult okei. Aga me korra mõtlesime, et kas meil on võimalik see protsess ikkagi kokku pakkida. Äkki teeks nii, et inimene tuleb ühe korra. Äkki ta teeb need jupid, mis selles värbamises on ära korraga, et see on tegelikult ainult planeerimise küsimus ja tänane grupp siis meil tuli koha peale 9 inimest, kellel oli siis 3 erinevat vooru, pärast iga vooru kukkus siis keegi välja. Ja ta sai ka koha peal väga personaalse tagasiside, et mis sellel korral puudu jäi ja tänane värbamispäev läks niivõrd edukalt, et 9 inimesest siis 4 tundi hiljem üks inimene kõndis pakkumisega koju ja jõudis selle juba ka vastu võtta. Et ma väga loodan, et kõigil oli põnev päev ja see kindlasti andis meile hulka palju parema võimaluse neid kandidaate ka üksteisega võrdluses näha, kui me oleksime seda võib-olla niimoodi tavapärase protsessi käigus näinud. Nii et, aga meie jaoks tähendaski siis seda, et me pidime selle 4 tundi välja mõtlema, kuidas me teeme, kes mõõdab, mis järjekorras me asju teeme, mille alusel me kedagi valime, kuidas me siis ikkagi need inimesed sealt vahepealt nii-öelda nagu välja suuname, et see oli paras challenge täna, aga meil oli oma tiimiga ja tegelikult ka büroo tiimiga nii kihvt, et see tundus kohati nagu siuke lahe tiimiüritus meie enda jaoks ka. Nii et seda ma tean varasemastki, et sulle meeldib erinevaid põnevaid värbamisprojekte katsetada, et minu meelest, kui sa Moongascade'is olid, siis te tegite seal ka mingi video värbamiskampaania, mis oli ka väga edukas ja millest sa oled käinud rääkimas, et kas on veel midagi sellist põnevat, mida sa võib-olla LHV-s oled katsetanud, mis on nagu olnud natuke kastist väljas ja mis on toonud hästi toredaid tulemusi, et nii värbamisest või siis ka mõnest teisest personaliprojektist? Ma arvan, et see 1 päeva värbamine ongi võib-olla see kõige olulisem, mis ma saan välja tuua, sest me oleme mõtteid mõlgutanud sinna suunas ikkagi praktiliselt, kui me alustasime oma tiimiga, et oleme otsinud seda õiget hetke ja kohta, sest meil on paralleelselt kogu aeg käimas ütleme siuke 15-16 värbamist, et hästi keeruline on selle nagu volüümi juures proovida sinna neid kiiksukasju sisse tuua, aga me oleme endiselt ikkagi erinevaid videosid katsetanud ja ma mäletan, et alles hiljaaegu panime me analüütikud videosid tegema, mis oli ülikihvt, et tegelikult ei ootaks seda ja et videod on endiselt midagi, mida me kasutame, aga kindlasti mitte kõikide rollide puhul. Me oleme proovinud vestlustel ka selliseid huvitavaid küsimuste kaarte kasutada. Siiamaani ma tean, et meie värbajad seda teevad, et meil on kaardipakk erinevate huvitavate väga kreiside küsimustega ja kandidaadid saavad ise endale sealt need välja tõmmata. Nii et see on midagi, mis on sellist mõnusat elevust tekitanud, aga laias laastus, kui me tahame ikkagi inimesega kohtuda ja temaga tuttavaks saada näost näkku rääkida, siis ikkagi klassikaline intervjuu on täna omal kohal. Samamoodi. Arusaadav. Liisa, ma nüüd hüppan natukene teisele teemale. Te olete viimasel ajal
kogu aeg meedias. Jälle auhind LHV. Olete olnud parim finantssektori tööandja 2019, atraktiivne tööandja 2019, unistuste tööandja 2015 ja võitnud peresõbraliku ettevõtte kuldmärgise 2019. Kuidas te seda teete? Kui ma ausalt ütlen, siis need nii-öelda märgised ja tunnustused, need ei ole kunagi meie töö eesmärk olnud. Me ühtegi oma liigutust selle nimel ei tee, et neid saada. Meil on muidugi äärmiselt hea meel, et me oleme tunnustatud selliselt, et ei ole nii, et me ise oleme siin õnnelikud ja me teame, et me oleme õnnelikud, vaid et see on päriselt leidnud kuskil kajastust, et see on meile kohutavalt oluline ja tundub, et ka kandidaatidele, kui nad endale uut töökohta valivad, siis neile ikka meeldib vaadata karjäärilehele ja kuna meil neid aastast aastasse neid märgiseid on üsna palju, siis me hoiame seal neid, mis on siis kõige ajakohasemad ja need, mis siin läbi kõlasid, on jah meil selle aasta märgised. Nii et, aga kuidas me seda teeme, ma arvan, et see natukene seostub sellega, et eks tööandja ju oma brändi müüb ikka sellega, et kuidas jutt liigub ja LHV on, ma arvan, piisavalt suur, et ma arvan, et igal ühel on keegi tuttav, kes seal töötab või tuttav, nii et ma arvan, et üsna lihtne on täna küsida või kontrollida ennem tööandjat, kas või siis konkreetselt LHV-d praegusel hetkel ja kui LHV töötajatel on ajaloo kõrgem rahulolu, siis ma arvan, et eks see on natukene peegeldunud sealt poolt välja ka, nii et meie esimene fookus alati on oma inimesed. Ja selles mõttes, et meil ei ole kindlasti soov üle müüa ennast näiteks ka kandidaatidele, et leida siis seest teistsugune olukord, nii et ehk, et me saame oma tööandja brändi teha ainult selle najalt, mis meil päriselt on. Ja ma arvan, et meie oma enda inimeste rahulolu ja selline brändi lojaalsus ja tegelikult olgem ausad ka fännlus on meid väga palju aidanud siin. Teil on olnud mitmeid employer brandingu kampaaniad töötajate leidmiseks, et kuidas te neid loote, kuidas need sünnivad? No meie peamine kampaania töötajate leidmiseks on töökuulutused ja meie karjäärileht, aga ma arvan, et meie tööandja brändingu laual on päris palju, mida me teeme. Me esiteks üritame olla oma eriala nii-öelda, kuidas ma ütlen, inimeste seas kohal, et see tööandja brändi koha loomise üks mõte oligi selles, et nii palju toimub tehnoloogiaüritusi ülikoolides, igasuguseid konverentse, et me üritame seal olla kohal oma know-how'ga eeskätt, kui vähegi võimalik kedagi meie inimestest rääkima saata. Kui meid vähegi kutsutakse, siis me leiame selleks vahendid ja võimalused, et me tahame olla kõige keskel, mis toimub ja see selgelt nõuab oma ressurssi, et suurematel tehnoloogiaüritustel meid kohtab. Meie tööandja brändijuht on väga hea kirjasepp, et ta väga hea meelega kirjutab arvamusartikleid ja räägib sellest, kuidas meil elu seespool käib mitte ainult siis personalitiimis, vaid tegelikult tervikuna ettevõttes ja meie kõige otsesem kampaania, kui selline on meie oma töötajate talvekontor võib-olla olnud, mis on ka siis meedias päris palju kajastust saanud. Talvekontori kohta ma tahan ka kindlasti veel pikemalt küsida, aga tulles veel tagasi nende auhindade juurde. Üks auhind oli peresõbralik, kuidas see täpselt oli? Peresõbraliku ettevõtte kuldmärgis. Just. Mis üldse teeb ühe ettevõttes peresõbralikuks? Tegelikult see peresõbraliku tööandja märgis on palju laiem kui peresõbralikkus, et pärast 2 aastat kestnud nii-öelda hindamisperioodi me tegelikult jõudsime koos hindajatega sinnani, et tegemist on töötaja sõbraliku ettevõtte märgisega. Ehk et tegelikult see ei hinda sugugi ainult seda, et kuidas pere on mõjutatud siis sellest perekonnaliikme tööl käimisest, vaid tegelikult see ikkagi ise ka. Et kas me oleme loonud paindlikud võimalused on ja kuidas me toetame arengut, et tegelikult see ikkagi hõlmab kõiki personalifunktsioone, see märgis ja meil oli siis au töötada 2 aastat kõrvuti konsultandiga, kes meie igapäevaseid tegevusi jälgis, meie käest lisakommentaare küsis, analüüsis praktiliselt kõike, mida me personaliosakonnas teeme ja selliselt me selle kuldmärgiseni jõudsimegi.
see küll ei olnud eesmärk, aga meil oli 2 aastat niivõrd kihvt programm personalitegevustele, mis meil ilmselt oleksid ka ilma selle projektita laual olnud, aga hästi kihvt oli, et ka väline konsultant sai nagu kaasa rääkida, et me võime arvata, et me teame täpselt, mis me teeme aga sealt tuli ka nii kihvte uusi ideid, nii et me oleme väga meeldivalt üllatunud, et me sinna kullani jõudsime. Ja väga hea sinu selgitustöö eest, sest et me siin enne oleme rääkinud, et kuidas nendele noortele inimestele ligi pääseda ja ütleme ausalt, kui sinna LHV kontorisse sisse ka astuda, et suur jagu inimesi on väga noori, et tekkis endal selline mõte, et peresõbralik, aga paljudel ei olegi veel uut pere tekkinud, et võib-olla et mida see tähendab täpsemalt, et kuidas see on? Nii, me oleme siin juba mitu korda oma vestluse käigus vihjanud selle talvekontori, et hiljem räägime selle kohe ära. Talvekontor, mis see tähendab üldse? Talvekontor on meie töötajate jaoks kindlasti üks hästi elevust tekitav periood, eriti kevadel, kui lähevad lahti regamislehed. Ja talvekontor kestab tavaliselt 2 kuud. See toimub sügisel, tegelikult ei olegi talvel, aga nimetus on tal talvekontor sellepärast, et sügis on ikkagi ka pime aeg ja eestlastele või Eestis on tegelikult üldse kombeks võtta endal nii palju puhkust, kui vähegi torust tuleb ikkagi suvel välja, mis tähendab, et seal sügisel talvel on niisugune puhkuste defitsiit. Ja päikest on ka vähe ja siis mõtlesime, et okei, äkki lahendame selle ära. Ja meil ongi siis nüüd juba 3. aastat selliselt, et avame 2 kuuks kontori, pop-up kontori siis kuskil soojas kohas. Sellel aastal olime me Küprosel. Nii et 2 kuud oli meil seal ühes coworking space'is kontor, mis mahutas korraga siis 20–25 inimest ja selle 2 kuu jooksul pidid inimesed siis ennast regama endale meeldival ajal. Minna sai siis kas nädalaks või 2, mõni isegi rohkem. Nii et jah, kahtlemata selline huvitav projekt. Mille järgi te valite neid inimesi, kes saavad sinna? Ma tahaks öelda täna, aga ma ei saa öelda, et kõik saavad minna sellepärast, et aastalt aastasse me oleme leidnud järjest enam võimalusi ka nendele inimestele, kelle puhul on tundunud, et äkki nad ei saa, aga tegelikult saab selle töö niimoodi ümber sätida, et nad saavad, et täna on ainsad inimesed, kellel on see väga keeruline, on ikkagi pangas siis nii-öelda see teeninduse osa ikkagi, et väga keeruline on. Ma juba mõtlesin, et äkki oli Küprosel 2 kuud ka kontor avatud, et nagu pangakontor nagu kliendile. Aga me kindlasti ei taha neid tiime ka mitte millestki ilma jätta, et nendel on siis oma sellised motivatsiooniüritused, nii et. Kui palju neid inimesi käis see aasta Küprosel? Sellel aastal käis 150 inimest, nii et see on päris palju. Vägev. Aga kus see mõte üldse tekkis? See oligi sellest, et päikest on vähe ja. Aga see on selles mõttes hea küsimus, et see mõte 3 aastat tagasi tegelikult tekkis nagu IT-suunal, sellepärast et oli võib-olla ettevõtteid, kes seda juba tegid ja kompisid, aga siis tekkis väga kiiresti küsimus, et oota, aga seda saab tegelikult ju kõikidele pakkuda. Et jah. Mida te sellest õppinud olete? Igasuguseid asju, sellepärast, et hästi kihvt on see, et mida aasta edasi, seda rohkem ilmselt oleme me ise õppetunde saanud ja ma tahaks arvata, et igal aastal on see korralduspool ka paremaks läinud, et võib-olla alguses ei osanud ette näha, et otselend on eluliselt oluline, et kui ikkagi 150 inimest liiguvad ja on, eelmine aasta oli meil Portugal, mis on iseenesest väga lahe sihtkoht, aga otselendusid sinna ei olnud ja kui ikkagi üle 100 inimese kuulutab tunde rohkem selle nii-öelda reisimise peale, kui võib-olla võiks, siis sealt oli kiire õppetund, et see võiks ikkagi olla lihtsasti kättesaadav sihtkoht. Kas järgmise aasta sihtkoht on ka teada? Ei ole veel teada, et me ikkagi tahame, et ta oleks enam-vähem samas ajavööndis, et ta oleks ikkagi inimestel võimalikult lihtne minna, hea oleks eriti, kui sinna lendavad lennufirmad, mis ei ole võib-olla kõige kallimad, nii et aga talvekontor on andnud lisaks sellele siis, et inimesed saavad teises kliimas töötada ja natukene nii-öelda maailma näha niimoodi, et nad ei ole pidanud selleks puhkusepäevasid raiskama, et tegelikult see, et sa töötad seal täiesti teiste inimestega. Minule näiteks on meeldinud siis 2 aastal järjest valida selline nädal, kus ma võimalikult vähe inimesi tunnen. Et see ikkagi, kuna seal on kombeks, kui kõik lähevad ikkagi välismaale koos ja siis üsna tavaline on, et need inimesed tahavad pärast ka koos õhtusöögile minna ja vahel võib-olla üldse kogu selle 20 pundiga, nii et ma arvan, et see selline tutvumise osa ja see, et natukene näha, kuidas teised oma tööd teevad ja mida nad üldse teevad igapäevaselt, et see on meie jaoks võib-olla personaliosakonna vaatest vaata, et kõige olulisem isegi.
natuke vaheldust igas mõttes. Ja tundub ka selline väga äge projekt, aga kindlasti ongi siuke kulu ettevõttele ka, et kuidas see on nii-öelda, ma ei tea, juhtkond vastu võtnud ja kas nad ise ka käivad? Käivad ise, kulu on vastuvõetav, et tegelikult kui mõtlema hakata, et see kulu ei ole väga suur, sellepärast et meie võimaldame sinna ja tagasi lennupiletid, et kui mõelda, et selle aasta sihtkoht oli Ryanairi otselend, on ju, et siis need piletid ei olnud ka sugugi väga kallid, aga ma tahaks arvata, et kui meil ei oleks seda pileti kompensatsiooni, siis see huvi oleks olnud tegelikult sama suur, sest et see ülejäänud osa koha peal majutus ja kõik muu elu, see on ju ikkagi inimene ise ja see on oluliselt suurem osa ikkagi sellest väljaminekust, kui see lennupilet on, mis tähendab, et see kindlasti ei leidnud selle pärast aset, see sündmus, et see oli pakutud ja saada, et inimese enda investeering sinna on märgatavalt ka oluline, ehk et ma julgen väita, et kui ei oleks seda kompensatsiooni olnud, see oleks täpselt sama edukas olnud. Ja kui ikkagi mõelda, et see paarisaja-eurone lennupilet, eks ju, aasta lõikes, et see on nii väike osa ja sinu võib-olla, ma ei tea, kas või kui kuupalgaga võrrelda, et see tegelikult ei ole kuluprojekt, kuivõrd pigem selline põnevuse ja tegelikult ka usalduse projekt, et need inimesed seal siis kenasti hakkama saavad. Kas te mõõdate ka seda kuidagi, seda nii-öelda ROI, return of investment'i? Oi, sellel projektil oleks seda väga keeruline mõõta, et kuna ma olen sellele emotsioonile palju rõhunud, siis emotsiooni on väga keeruline mõõta ja eks me näeme seda sellega, et meie inimesed on väga elevil sellest projektist ja nad alati on nõus sellest rääkima ja ma mäletan, et kui see ka TV3-st läbi käis, et siis see oli midagi, mida inimesed millest väga palju räägiti ja ka kandidaadid rääkisid, et pigem see elevus selle teema ümber on silmaga näha. No tõenäoliselt see peegeldub selles rahulolu uuringus ka. Ja kindlasti põnev projekt. Mina kodulehel ringi vaadates leidsin veel põnevat, et teil on kirjas, et pakute töötajatele lisaks tervisepäevadele ja sportimisvõimalustele ja massaažile ka psühholoogilist nõustamist. Et kui palju seda üldse kasutatakse või mis see endast kujutab? See on mu lemmikteema. Kõlab selliselt, et kui ma ütlen, et meil seda palju kasutatakse, et oi, et kas teil on seal inimesed katki äkki? Ei ole, sellepärast, et mul on tore vaadata, et turul on üldse tööturul ja ettevõtete seas on ikkagi mõtteviis muutunud, et psühholoogiline nõustamine ei ole enam kaugelt sulle oluline siis, kui ütleme päriselt on midagi tuksis. Kuna Confido, kes on meie koostööpartner, siis nende selline psühholoogiline nõustamine on hästi coachiv ja hästi selline mõnus, siis tegelikult võib sinna minna ka kõige pisemate nii-öelda muremõtetega, et või isegi kui kellelgi on lihtsalt vaja kellegi teise nõu. Mina arvan, et nad on ka sellises nii-öelda elu coach imises seal päris head ja kui alguses oli selline, et okei, huvitav, kas läheks, ei läheks, et kui inimestele tundus, et okei, et mul peab päriselt mingisugune probleem olema, siis täna me näeme, et see mõtteviis on muutunud ja me innustame inimesi kindlasti seda ka kasutama, kui on eraeluliselt põhjust oma teemadest rääkida, sellepärast, et ka see, kuidas inimese eraelu on meile hästi oluline, et see kindlasti on omal kohal siis, kui on keerulised ajad inimestel nii-öelda oma isiklikus elus, et siis me ka kindlasti julgustame neid sinna minema. Kas see on nüüd mõeldud kõigile 450 töötele? Jah, et aastas on võimalik siis 5 konsultatsiooni võtta, millest peaks tegelikult kenasti jaguma ja huvi selle vastu järjest tõuseb, nii et veel küsin, et kas see käib kuidagi läbi siis kellegi inimese, mõtlen nagu kas läbi sinu või kellegi teise personalimeeskonnad, et kellelgi on kohe teada, et sa nüüd lähed sinna nõustamisele või kuidas see korraldatud on? See on tavaliselt üks esimesi küsimusi, mis tuleb, et kui palju sellega kaasneb sihukest konfidentsiaalsust. Ma võin öelda, et osad meie inimestest on hästi avatud sellest ja ma tean, et isegi on nagu räägitud kohvinurgas, et kelle juures sina käisid, mina käisin tema juures, on ju, et kuidas läks, ma sain uusi mõtteid, on ju, et osa meie inimestest on hästi avatud selles, et nad räägivad sellest, aga kindlasti on tagatud privaatsus nendele, kes ei taha sellest rääkida, sest et nii-öelda aja bookimine käib otse seal. Meie tiim isegi ei tea seda ja isegi kui ütleme niimoodi, et ega me peame kuidagi kontrollima seda, et kas need inimesed, kes nii-öelda on käinud, kas nad on meie inimesed, eks ju, aga see jääb väga rangelt nii-öelda personalitiim, et see kindlasti ühegi juhini kunagi ei jõua. Kas see toimub tööajast? Jah,
ja kas see psühholoogiline nõustamine toimub teie enda ruumides või kuskil majast väljas? See toimub Confido erameditsiinikeskuses, et see oleks veidi keerulisem, ma arvan, kui see oleks maja sees, et just see privaatsuse pool. Ja kindlasti mõnel võib-olla kuulajal tekkis mõte, et võiks enda töötajatele ka pakkuda, siis on hea, et kui on teada, kuidas see protsess on nagu üles ehitatud juba töötavas keskkonnas. Aga räägiks nüüd natukene, et võib-olla vaataks tagasi korra sinu sellele ajale LHV-s, et on sul võib-olla mõni tore lugu rääkida LHV ajast, mis sulle nagu igavesti meelde jääb? No ilmselt esimesed mõtted on mul kohe LHV-ga liitumisest ja selles mõttes, et ma mäletan, et kui mul oli tutvumine minu enda otsese juhiga, Erki Kiluga, kes siis on ka pangajuht. Ma mäletan, et mind suunati ühte ruumi temaga kohtuma ja vaatasin, et jube huvitav ruum, et see on vist kellegi poolt hüljatud mingi kontoriruum, et midagi seinas ei olnud, aga see ei olnud ka nagu koosolekuruum, et kuidagi jube imelik. Et hiljem sain teada, et see oli tema Erki enda kontor ja alles hiljem ma sain seda teada, et ta on tegelikult hästi minimalistlik sellistes asjades, aga ma mäletan, et see oli nii värvikalt mul endal meeles, et ikka jälle kõnnib keegi tema ruumist mööda ja mõtleb, et huvitav, et mis tuba see on. Okei, väga põnev. Ja hakkame vaikselt natukene seda tänast vestlust ka kokku võtma, et küsiks võib-olla veel lõpetuseks siin mõned küsimused tulevikuplaanide kohta ka, et mis visioon sul on LHV töötajate osas, et on sul mingi endal mingi suurem mõte, et mida sa saaksid kindlasti veel ära teha või korda saata? Ma arvan, neid asju on päris mitmeid, et laias laastus minu meelest on kõige olulisem eesmärk, ütleks meie tiimile see, et luua nii hea keskkond, nii tööalase arengu kui ka selle inimliku poole pealt, et enam ei ole ühtegi teist kohta, kus on parem. Ja seda me ka hästi hoolega jälgime, et kui keegi on otsustanud edasi liikuda, et me väga tunneme huvi, kuhu, miks, kuidas, kas oleks kuidagi saanud, eks ju, meie juures seda luua, et see on, ma arvan, selline kõige olulisem asi, et ükstapuha, mis me teeme, kas suuremal või väiksemal määral on selle lõppeesmärgiga seotud, aga me ei taha kordagi mugavustsooni jääda. Ma arvan, et meie boonuste programm ja meie selline see põnevuse pool tööandjana kindlasti ei ole jõudnud kuhugi lõpusirgele. Me tahaks uuel aastal, ma ise arvan, et märksõna võiks olla tervis. Kindlasti väga paljud ettevõtted on selle endale praegu tegevuskavasse lisanud, sest et see on ka järjest kasvav ootus ka kandidaatide seas ja ma arvan jah, et sükene oma valdkonna töö automatiseerimine on ka endiselt teema, et võib-olla kui mõned teised on sellega juba mäele jõudnud, siis meil on seal üht-teist veel teha, aga endiselt me täpselt nii, nagu me mõtleme välja nagu uut ja põnevat ja sellist kihvti, siis me tegelikult samamoodi laseme naturaalselt ära surra siis ka nendel asjadel, mis enam ettevõttes ei tööta, et näiteks just täna meenutasime seda, et talvepäevad kunagi olid päris süke lahe üritus on ju, aga tänasel päeval pigem enam mitte, et talvepäevad on näiteks midagi, mis on meil siis unustusse hõlma jäänud ja võib-olla minevikku, et võib-olla neid samu ressursse kasutades siis hoopis midagi uut ja kihvti välja mõelda inimestele, nii et natuke ikkagi seda, et millega nagu üllatada veel. Ja midagi sellist pakkuda, mida inimesed ei oota, et seda tahaks ikkagi nagu sihiks jätta. Äkki sa saad natukene seda saladuse loori siin avada ja öelda, et mõni projekt, mis teil nagu on nagu juba käsil või tulemas uuel aastal näiteks? Ma arvan, et enne õhtut ei tahaks seisata, et seda enam, et ilmselt see uue aasta plaan on meil alles natukene disainimisel, nii et aga kindlasti midagi põnevat tuleb. Ja automatiseerimise poole pealt, et sa mainisid seda ka nüüd, et iseenda tööd automatiseerida, et on teil seal mingeid mõtteid juba? Ja sellepärast, et me just siin tahaks uuel aastal küll täpselt aega ei tea, aga launchida siis meie HR-i programm, mida meie inimestel ei ole olnud varasemalt. Nii et sellega seoses kindlasti ükski programm üleöö tööle ei hakka ja see kasutusele võtmine kestab ilmselt mingi pikema perioodi ja selle süsteemi kohandamine ka ja järjest erinevate töölõikude sinna viimine ilmselt saab olema ka nagu suur töö, et meil on väga palju
palju käsitööd veel täna oma tiimis ja väga palju andmeid on sellised, mida me siis manuaalselt võib-olla liigutame, et võib-olla see on see. Kas te olete välja valinud juba mis süsteemi? HiBobi süsteemi võtame kasutusele. Miks siis just HiBob? Meil oli mitmeid erinevaid variante laual ja kuidagi see analüüs kestis meil, ma arvan, pool aastat, mida valida ja täiuslikku süsteemi ei ole olemas, ei ole ka HiBob täiuslik süsteem, et ilmselt meil tuleb sinna mingid lisavidineid endal juurde arendada, et aga HiBob tundus kõige intuitiivsem ikkagi kasutajale, sellepärast, et ei ole ju kasu süsteemist, mida HR tunneb, aga ükski töötaja sinna sisse logides aru ei saa, mida ta peab tegema, et see intuitiivsus osa võib-olla just selles programmi katsetamises, et sa päriselt saad aru, kuhu nupule vajutades miski avaneb, et see tundus meile ikkagi kõige olulisem asi kõigest. Ja HiBob on üldiselt hästi selline meeldiv partner ka vist, et nad arendavad päris palju oma klientidest lähtuvalt erinevaid lisasi osi juurde, et ma arvan, et see on ka hästi tore ja positiivne. Just ja oma nii-öelda kandidaatide haldamiseks me oleme just hiljaaegu võtnud kasutusele Greenhouse'i ja kuna Greenhouse ja HiBob oma vahel üsna hästi hakkama saavad, siis see oli ka, ma arvan, niisugune tugev argument. Nii et. Selge, väga tore. Jaa. Et mitte, me oleme siin mõnusalt lobisenud, rääkinud huvitavatel teemadel, kohvitassid on tühjad juba ja et nüüd mitte päris magama jääda, siis teeme ühe kiire küsimus-vastus mängu. Ma panen ajaga käima, et siin pikalt mõtlemist ei ole, pikka selgitamist ei ole, ma lisaküsimusi küsima ei hakka. Nagu ajalukku on jäänud ütlus, et ütle kohe ära mõtle, siis nii ongi. Nii, oled sa valmis? No püüan olla. No nii. Kes on ägedad personalivaldkonna inimesed, keda sa jälgid ja tunnustad? Istuvad siin laua taga. Millist raamatut sa soovitad lugeda? Loen hetkel The Subtle Art of Not Giving a Fuck raamatut, vabandan väljenduse pärast, aga see õpetab mitte muretsema. Mis on hetkel kuumad põnevad personaliteemad, mis sind just kõnetavad? Tervis ja vaimne tervis. Olulisemad tööriistad sinu töös? Minu tiim. Viimane uus tool, mida katsetasid oma töös? HiBob. Kas soovitad seda sõbrale skaalal 1–10? Veel ei tea, aga äkki on 8. Kuidas sa ennast motiveerid? Kohviga. Kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Võimalik, et lastega kodus. Äge. Nii, Liisa, meil on siiralt hea meel, et sa meiega leidsid siin oma kiires ajagraafikus aega tulla vestlema. Ma loodan, et ka kuulajatel oli põnev. Et meie nagu oma poolt ka näeme, et sa oled tõesti väga inimeste inimene, et LHV-l on kindlasti vedanud. Teil on olemas tugev visioon, hoolite inimeste psühholoogilise tervise eest ja soovimegi teile palju edu ja palju edu, et uusi üllatusi ka suudaksite välja mõelda ja ikka üllatada nii oma inimesi kui ka tulevasi potentsiaalseid inimesi. Et tuleb päev, ma tänan. Aitäh sulle. Aitäh.